Ilm on tuntavalt pehmemaks muutunud, mis ühtlasi tähendab sula, jääpurikaid ja raskeks muutunud lund. Vot sellised kitsad tänavad Tallinnas võivad olla potentsiaalsed ohuallikad, kui nüüd korteriühistud korralikult oma tööd ei tee. Väga olnud on vaadata üle katused, et liigne lumi oleks ära lükatud, sellepärast et lumeraskusega võib tekkida probleeme kandvatele konstruktsioonidele ja muidugi meie ilmastiku puhul kõige suurem mure on jääpurikad. Libeduse ning katuselt langenud lume ja jää tõttu toimunud õnnetused on varasemalt kohtusse jõudnud ning summad, mis ohvritele maksta tuleb, on olnud suured. Vastutab korteriühistu või töö tegemata jätnud firma, kuid puudutatud on ka korteriomanikud. Korteriomanikuna ma seda ei pea kartma, et ma hakkan kopsakaid trahve maksma. Korteriomanik on tegelikult ju üks korteriühistu liige. Et võib-olla tõesti on siin tekkinud arusaam, et inimesed ei saa aru, et üks asi on see korteriühistu, teine asi on korteriomanik. Tegelikult ega see ühistu ju kuskilt mujalt seda raha ei saa. Et juhul, kui kahju tekib, siis nii või teisiti on see seotud nende korteriomanikega, kes siis tegelikult ju maksavad korteriühistule ja korteriühistu, kui ta peab ka kahju välja maksma, siis see on seotud konkreetselt nende maja korteriomanikega. Energia ja Tuisu tänaval maja haldamistega toimetav krapsakas proua kokku puutunud kahjunõude esitamisega, mis tehti just katuselt koristamata lume pärast. Jah, selline juhus on olnud Tuisu 5, kus lumi kukkus, kuigi meil olid kõik need tõkked ja kõik hoiatused välja pandud ja lumi kukkus otse auto peale. Saite kahjunõude? Jah, me saime kahjunõude, aga kuna korteriomanik oli teadlik ja hoiatused kõik pandud ja siis jäi nagu see kahjunõue meil, ta keeldus kahjunõudest. No ikkagi, mida te soovitate korteriühistutele nüüd tänase ilma juures ja selle juures, et plusskraade lubatakse? Kindlasti tuleb jälgida, et katusel ei oleks rippuvat lund ja jääpurikaid ja kindlasti peaks olema libeduse tõrje tehtud igapäevaselt.